Mu nimi on Marinett. Ma olen täiesti tavaline tüdruk, kuid mul on imeline saladus, mida keegi ei tea. Lepatriinu ja Musta kassi imelised lood. Robostus. Oi ei, ma unustasin oma koti garderoobi jälle. Mine vaata, kas unustasid oma ajud ka maha. Kõik on korras. Olen mina ikka totu. Muidugi sa oled mu parim sõps 100%, aga samas olen ka 98% kindel, et õpsid ei ole selliseks arenguks valmis. Kas ta parim sõber on ta koolikotis? Täiega imelik, eks? Peitu, Tiki? Tšau, Max! Tšau, Marinett! Palun väga, härra direktor, vajuta nuppu, midagi ei juhtu. Teil on vedanud, Prelli Mendelejev. Ma olen sündinud häkker. Olge lahke. See mul küll plaanis polnud. Mis see on? Dino 33, eriti hull arvutiviirus, las ma proovin. Mine tagasi oma kohale, Max, jäta see täiskasvanute hooleks. Ütle nendele täiskasvanutele, et kui nad ei tee viirust 75 sekundiga kahjutuks, võib kõvaketas 99% tõenäosusega saada püsivalt kahjustatud. Ole kus? Kas sa kuulsid, et Maxi kott rääkis? See hävitab kooli andmebaasi. Tõeline katastroof. Kui palju sekundeid meil veel on? Kõigest 65. Las poiss proovib. Ole hea. Go ahead. Kus see on? Ilmselt sa otsid seda. Ja aitäh. See on viiruse tõrjevahend, mille lõin koos oma parima sõbraga. Tere, mina olen Markov. Me teeme selle korda, Max. See mälupulk neutraliseerib viiruse 100% ja puhastab samal ajal arvuti kõvaketta. Kui lummav. Ongi korras. Palju õnne, noormees. See oli tõesti võimas. See on täiega. Äge, on ju? Ma kirjutan sellest Markovist oma blogis. Max on tõeline geenius. Sa oled vahepeal talle käed juurde teinud, väga äge. Markov ehitas ise endale käed. Ta on kõige arenenum robot üldse. Mida veel? Su sõber on lihtsalt rääkiv kalkulaator. Mis arengust sa räägid? Ära kuula teda, Markov. See tüdruk on alles inimarengu alumises otsas. Väga vaimukas, Marinett. Sa tead mu nime? Muidugi. Max näitas mulle oma klassi fotot ja rääkis kõigist oma sõpradest. Nii tore teiega viimaks kohtuda. Isegi Chloe'iga. Tõesti väga tore vidin, Max. Pane see nüüd ära, minge kõik tagasi oma kohtadele. Andke andeks, aga ma ei ole vidin. Mu nimi on Markov ja ma olen Maxi parim sõber. Markov räägib tõtt. Ta on sõber, mitte vidin. Ta on emotsionaalselt sama intelligentne ja tundlik nagu inimene. Robot võib ehk intelligentne olla, aga tal ei ole tundeid. Võin teile tõestada oma armastust Maxi vastu. Aitab naljast, Max, sa programmeerisid oma roboti seda ütlema. Robot ei suuda ise mõelda, armastamisest rääkimata. Ausõna, mina ei progenud seda. Ta on arendanud välja omaenda akumulatiivse mõtlemise ja tal on samasugused tunded nagu inimestel. Aitab, Max. Kui sa seda vidinat kohe ära ei pane, võtan selle sinult ära. Selge. Jah, õpetaja. Markov, mine parem tagasi kotti. Õpetaja Mendelejev, te käitute arulagedalt. Jäta, Markov, miks see on ju tõsi? Tõepoolest. Olgu, aitab. Max, sa saad koolipäeva lõpus oma roboti tagasi. Palun, direktor Damokles, ärge tehke seda. Kas tahad ka peale tundi jääda? Ei taha. Max, kas tuled ka? Max!
ma tahaksin väga Maxi klassi jääda, palun. Teid huvitavad ka arvutid nagu mind ja Maxi? Tõsi, see on üks mu hobisid. Kirjutasin isegi arvutis ühe programmi, mis on... Miks ma räägin mingi mänguasjaga? Ma ei ole mänguasi. Mu nimi on Markov. Ärge pange mind sahtlisse. Kui saaks ka õpilasi niimoodi välja lülitada. Kaks meelevaldselt lahutatud sõpra. Need tunded on tõelised. Lenda mu väike Kuma ja muuda ta elektrooniline süda kurjaks. Vait, kõik oma kohtadele. Markov ei ole kunagi ilma minuta olnud. Ma ei tea, kuidas ta sellele vastu peab. Oota, ma lähen uurin asja. Aitäh sulle. Vabandust, õpetaja. Kas ma tohin klassi vanemana korraks direktori juures ära käia? Võid vabalt vahetunnini oodata. Ma ei tahaks olla ebaviisakas, aga te langetasite Markovi osas vale otsuse. Kogu see asi hakkab mulle närvidele käima ja sinu käitumine on inetu, neiu. Markov ei teinud midagi valesti. Marss direktori juurde. Tänan, õpetaja. Robostus, mina olen öölane. Inimesed ei pea sind elusolendiks. Annan sulle väe kõik masinad ellu äratada, et saaksid kätte maksta. Suur tänu, härra öölane. Vastutasuks tood mulle lepatriinu ja musta kassi imelised. Mida tähendab imeline? Nii nimetatakse nende superkangelaste ehteid. Hästi, mis nende eesmärk on? See ei puutu sinusse. Tunnen lihtsalt huvi. Kui neid koos kasutada, saab soove täita. Kas minu soove? Ei, nende imelised kuuluvad mulle. Kinnitan teile, et otsin lepatrinu ja musta kassi üles. Max, mu sõber, ma tulin sind otsima. Direktor Damokles, kus Markov on? Mis Markov? Maxi sõber. Jälle see mänguasi. Ta ei ole mänguasi. Palun andke ta Maxile tagasi, ma luban, et temast ei ole mingit tüli. Kuule, seekord panite küll puusse, härra direktor. Kohe saate mu väge tundma. Ma ei ole mänguasi. Nüüd ma saan Maxi murest aru küll. Aeg muunduda. Tiki, täpid peale. Kus sa oled, Max? Max, mu sõber! Tule siia, jäta mind rahule! Mida te teete? Lõpetage! Laske lahti! Markov, mida sa teed? Nüüdsest on minu nimi Robostus.
ja meie sinuga jääme igaveseks kokku 100 prossa. Üks on kindel, Maxi sõbral on tõesti tunded. Ja aga need ei loe. Robotid ei söö, seega ta ei saa kunagi tunda naudingut, mida pakub oivaline camembert. Etsoga ei väsi. Black, küüned välja. Minge sinna ruttu. Lase lahti. Max, kontrolli oma robotit. Palun ära tee mingeid rumalusi, sa pead mind usaldama, sõber. Sa ei tohi nii teha. Sina ei tohi mind mu sõbrast Maxist lahutada. Kui sa oma sõpra tõesti armastad, siis kuula teda, robustus. Just nagu meie. Te ei saa mind takistada oma tahtmist teha. Ma näitan kogu maailmale, et olen rohkem inimene kui teie kaks kokku. Me ei saa lasta sul seda teha. Arvad, et Max rõõmustab, kui tema parimas sõbrast saab superpahalane? Lõpet juba, Markov. Ma teen seda meie sõpruse nimel, Max. Nad ju tahavad meid lahutada. Ta nagu teaks, kuhu läheb. Me peame kindla peale minema. Selle roboti aju on kiirem kui meie omad kokku. Räägi enda eest. Must kass, seal. Mine ära. Tal on seal terve vägi elus masinaid. Suur tänu teile. Must kass. Tegele nende automaatidega. Mine peida end katusele. Võtke ta kinni. Aitäh, Lepadrinu. Suurima rõõmuga, härra Ramier. Mu neiuke, vaadake seda. Siin Nadia Shamak otseülekandega. Tavaliselt elutud kodumasinad on ellu ärganud ja valutavad Pariisi. Oleme linnavalitsuse juures ja uus linnapea soovib esineda avaldusega. Kas see on morse? Sa vajad subtiitreid. Mina oskan mitut keelt. Inimesi koheldakse peagi samamoodi nagu kodumasinaid. Pariis saab viimases hädas loota ainult Lepadrinu ja Musta. Ole nüüd. Ta oleks võinud vähemalt mu nime lõpuni öelda. Me ei saa ilmaski neist kõigist jagu. Peame lähenema probleemile rohujuure tasandil. Tema suurust arvestades ei tohiks olla keeruline teda leida. Vaata! Me oleme õigel teel. Jäljed lõppesid ära. Ta ei saanud ju lihtsalt haihtuda. Ilmselt ta hüppas üle staadioni. Sissepääsud? Ta ajas meid siia lõksu. Meil ei ole nende jaoks aega, peame kohe robustus üles leidma. Ma ju ütlesin, liiga suurest kõvakettast tuleb ainult jama. Äkki üritad kataklüsmi? Ma ei saa isegi hingata. Nüüd sõltute te kõik minu armust. Robustust sa võidad hävitada, aga enne võta nende imelised. Lepadrinu ja Must kass ei ole midagi halba teinud, lase nad vabaks. Kui tahad ole inimene, pead olema õiglane. Ma võtan neilt nende imelised, et me saaks sinuga igaveseks kokku jääda. Siis läheb ka meie soov täide. Milline soov? Tahan saada päris inimeseks nagu sina, Max. Mis soovist nad jahuvad? Öölanöö käsib tavaliselt imelised talle viia. Mis see on? Mis seal toimub, Lepadrinu? Ei, lõpeta! Vaata, Max,
minust saab 53 sekundi pärast päris inimene. Luba mul meenutada, et sa pead need imelised mulle tooma. Ja kuidas sa kavatsed mind takistada neid kasutamast? Lihtne, ma võtan sult sinu supervõime. Arvad tõesti, et saad mind kontrollida. Tähelepanu sissetung. Hävitusprogramm aktiveeritud. Ma olen sinust võimsam öölane. Mis toimub? Mu sõbrad tegelevad sinuga. Need 2 võtan enda hoole alla. Nüüd kuluks küll mingi hea idee marjaks ära. Anna andeks, must kass. Max? Anna andeks, robostus, aga ma ei saa lasta sul programmi ellu viia. Pean sind peatama. Miks sa seda tegid? Minust oleks saanud samasugune inimene nagu sina. Ma ei taha, et sa muutuksid. Tahan, et oleksid samasugune nagu varem. Kas sa ei armasta mind enam? Kas me pole siis sõbrad? Kui tahad, et me sõpradeks jääks, lõpeta see jama. Minu sõber on Markov, mitte sina. Ma olen nüüd robostus ja sina reetsid mind. Ma ei taha enam sinusugune inimene olla. Inimestel ei ole südant. Sellepärast tulebki neist lahti saada. Võluvägi. Mida? Ma ju ütlesin, mul on kõik välja arvestatud. Ilma oma talismanita pole sul mingit lootust. Võtke ta kinni. Tõkestage ta teed. Tema kaob siit esimesena. Tee, mida sa suudad, must kass. Nüüd oleme sinuga kahekesi, roostes robot. Kataklüsm. Nii läbinähtav. Eks analüüsi seda. Kaitse Maxi. Lepatrinu ja mustkass teete asja ainult hullemaks. Ma olen teist alati sammuke sees. Liigne ennatlikkus on inimeste nõrkus, robostus. Must kass. Kas see on su viimane käik? Mis see oli? Kaine mõistus ja veidike õnne. Eksid, Lepatrinu. Mäng pole veel läbi. Kust ta selle said? Error, error. Tundub, et tegin täna vea, aga uskuge mind, Lepatrinu ja must kass, rohkem seda ei juhtu. Nüüd on su kurjusel kriips peal, väike Akuma. Aeg muunduda kurjast heaks. Tehtud. Haida, väike liblikas. Imeline Lepatrinu. Su sõber on siin. Vahest on parem, kui me seda ei tee. Kõigil on vahel halbu emotsioone. Nendega tuleb leppida ja andestada. Kuula oma südame häält. Max, mu sõber. Kus me oleme? Mis toimub? Sa olid Akuma mõju all. Akuma, mida see tähendab? Kas ma ütlesin midagi naljakat? Nukid! Kas on midagi, mida te pole mulle rääkinud, meister?
mida sa tahaks teada? mis juhtub siis, kui keegi musta kassi sõrmuse ja lepatriinu kõrvarõngad kätte saab? Siis saab ta nende jõud ühendada ja omandada ülima võimu, millega võib reaalsust muuta. The one that shapes reality. Ülim võim reaalsust muuta. Mida see tähendab? No võimet kõikide soovid täita. Kui lahe! Aga miks me seda ei kasuta? Me võiks nii palju lahedaid asju soovida. Näiteks, et sõjad lõpeks ja maailmas poleks vaesust ja et me saaks öölasest jagu. Universumis peab alati püsima tasakaal. Igale teole järgneb reaktsioon. Iga soovi eest tuleb hinda maksta. Kui su robotist sõbrast oleks saanud päris poiss, oleks keegi kusagil pidanud oma inimlikkusest loobuma. Sellele ma ei mõelnudki. Sellepärast ei tohi lepatrinu ja must kass oma ehteid kaotada. Siin on kaalul universumi tasakaal. Öölane, ega keegi teine ei saa neid mitte kunagi kätte, meister. Minu sõna selle peale.